Tere! Läkski tööle. Kui paljud teist, tehke üks käeharjutus, on kokku puutunud oma töös sellega, et on vastas võimalik vägivalla ohver? Kas võimalik või päris? Olete kõik? Väga paljud. Ja kas te teate, mida te siis teete või on siis midagi, mida te võtate ette või võtate teadmiseks ja läheb edasi? Nii ja naa. Sõltub ajast. Mul on selles mõttes väga keeruline teema rääkida, et ma tean, et kõik meditsiinipersonal on ülimalt hõivatud ja alamakstud, aga jällegi meie mure on see, et meil on tarvis neid inimesi aidata, kes ise ei taha appi tulla enesele ja kes ise ei saa aru, et nad vägivallas on ja te olete meie jaoks ikkagi paraku esmareageerijad. Nii et teie poole ma siis pöördun. Me alustasime seda ühte projekti koos Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga suunaga füsioterapeutidele, aga loomulikult on kõik meditsiinipersonal peaks ja saaks teada sellest, kuidas midagi ära tunda ja mil moel vähemalt esmaselt aidata ja mitte taasohvristada. See on meie jaoks kõige olulisem, et me näeme päris palju ka meditsiinisüsteemis olnud juhtumeid, kus see, kes vastu võtab, ei tea ju tegelikult, et tema väljendus kuidagi mõjub sellele inimesele, kes on omadega väga hädas, aga mõjub. Ja siis ta ei tule abi küsima. Et nii, kuidas me nüüd, kas see keerab edasi või? Ei keera. Siin on üks suur roheline... No ma korduvalt vajutan. Sest ma näen, siin on roheline ühel poole ja punane teisel poole. Nii, aga siis ma räägin reklaamteksti kõigepealt. Oih, näed siis. Et mina olen Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht. Mina olen see, kes saab tulla koolitama, räägib väsimatult. Kui keegi helistab telekast või raadios, siis sõltumata sellest, mis asendis ma olen, kui on aega, siis ma räägin, sest see teema on tähtis. Ja mida Naiste Tugikeskused teevad, siis ongi 24/7 kriisi, sotsiaalabi, igasugused erinevad toimetamised. Koostöös siis me käime ka psühhiaatriahaiglas, me käime EMO-s vigastusi fikseerimas ja igas maakonnas Eestis on Naiste Tugikeskus, nii et selles mõttes Eesti on väga heas seisus. Need on kohustuslikud Istanbuli konventsiooni ja nüüd siis uue Euroopa Liidu direktiiviga, et naistele oleks abi lähedal. Ja ma näitan ära definitsioonid. Neid on mitu ja see võib tekitada segadust, eriti kui sa ei ole selles teemas kodus. Käin üsna kiirelt sellest üle. Selliseid definitsioone te võite näha. Inimesed räägivad siis vastavalt sellele, kas nad on harjunud millegagi ja et sooline vägivald on siis selles mõttes üldisem mõiste, et vastavalt sellele on talle liiga tehtud. Milline tema sooidentiteet või sooline väljendus on. Naistevastane vägivald, ma arvan, et te teate ka minut, aga et see on eraldi tuuakse välja sellepärast, et naised on lähisuhte vägivallast oluliselt rohkem mõjutatud või kõige rohkem mõjutatud, lapsed kaasa. Nii et seetõttu on nii Eestis, Euroopas kui maailmas eraldi naistevastane vägivald väga suure tähelepanu all. Lähisuhte vägivald, kogu perekond sõltumata sellest, milline, kas nad on alanejad, kas nad on perekond ametlikult, mitteametlikult, aga ka pärast lahkuminekut. Et selle üle tegelikult ei mõelda, kui palju ja kui pikalt peale lahkuminekut vägivalda on võimalik veel kasutada. Ja siis siin on see meil toodud ära, et pildina, kuidas nad üksteise suhtes on. Et lähisuhte vägivald on tegelikult sõna, mida me ise kasutame kõige rohkem ja mida ma loodan, et ka teised, et see paarisuhte vägivald kaoks nagu ära. Ja meil on hästi palju olnud selliseid vastuväiteid, et me käime kogu aeg väljakutsel ja et võib-olla nad tulevad ka kiirabisse sellega, et mõlemad on vigastatud, mõlemad on väga emotsionaalsed, väga nagu ütleme võrdselt
siis kurjad ja me oleme iseenese jaoks ja teistele jagamiseks eristanudki ära siis see, et lähisuhtevägivald, mida meie loeme selleks, on võim ja kontroll. Kui üks inimene suhtes selgelt omab võimu ja teisel ei ole arvamust, siis on tegemist lähisuhtevägivallaga ja mitte lähisuhtevägivald, vaid selle nimi on situatsiooniline vägivald, on see, kui võitlevad pooled on võrdsed ja kumbki võib omada oma arvamust, oma elu ja oma mõtteid. Ja nad võivadki, see on see seltskond, kes, kui on palgapäev, siis nad võib-olla kisuvad omavahel, nad ei taha sellest suhtest loobuda, kuigi see tegelikult on äärmiselt vajalik, et nad lahku läheks. Aga see on düsfunktsionaalne suhe. Ja siis kõik need vormid, osad nendest vormidest on meil suhte sees, isoleerimine, majanduslik, füüsiline, vaimne, seksuaalne, nad võivad olla ka väljas, gaslighting, juriidiline, küber. Ja kaks mõistet, enamus nendest mõistetest teate, eks ole? Gaslighting on gaasi keeramine eesti keelde ja gaslighting on selline, et sulle kui siis teisele poolele tehakse selgeks midagi, mida ei ole. See tuli kunagi sellest, kui üks mees ajaski oma naist hulluks, et ta keeras, gaasilambid olid, et ta keeras seda gaasilampi hämaramaks, kui naine läks teise tuppa, siis naine läks tagasi ja keeras õigeks tagasi. Naine läks tagasi, sellel ajal keeras mees selle valgeks tagasi ja ütles, et sa ise kujutad ette endale seda. Ja nii on palju asju, kuni selleni välja, et ma võin öelda, et sul on, sinu bluus on sinine. Ja see ongi sinine, mis siis, et ta täna roosa on ju. Et see on nagu hästi ja kaks, mida ma jätsin siia materjalidesse, on midagi, mis toimub peale suhet väga pikalt, on juriidiline vägivald, millest Eestis liiga palju ei räägita. Ja teine on see, mis on jällegi igapäevaselt, mis tegelikult nagu raamib ära kogu selle eelneva vägivalla, et kui see on suhtes olemas, kui on ühel inimesel õigus otsustada kõigi teiste, ma ei tea, laste juukse pikkuse üle, selle üle, kes kooli läheb ja kes kooli ei lähe, kus kohas käiakse, mida tehakse, emaga või ilma. Ja sundiv kontroll on midagi, inglise keeles on see coercive control, mida Eestis seaduse poolt ei ole ühelgi moel reguleeritud ja see on väga suur osa vägivallast. Et paljud meile tulevad naised, Tartusse tuleb neid umbes 300 naist aastas, pluss nende lapsed, ei ole vigastatud füüsiliselt, aga nad on vaimselt täiesti läbi. Ja siis läheb teie jaoks ilmselt huvitavamaks ongi, et millised on sümptomid või kuidas vaatab see, kes esmaselt reageerib inimesele peale ja mõtleb, et äkki võiks temaga rohkem aega võtta või äkki oleks võimalik temaga rohkem rääkida. Et on füüsilised vigastused ja siin ei ole tegelikult kirjas midagi, mida on väga halvasti, väga kehvalt näha, on kägistamisjäljed, et kägistada ei tule väga tugevalt ja see inimene, ma ei mäleta, mitu sekundit sa hoiad niimoodi tugevalt kinni või mitte jälgi jääda, kui kaotad teadvuse, pärast sa ei mäleta mitte midagi, mis sinuga juhtus. Aga mingisugused, et võib olla ka siin. Ja jah, et ohumärgid ongi see, et kui vigastus on mitmes kohas, kui need on järjepanu, meil on olnud kunagi üks üsna kuulus juhtum, kus naisel oli päris mitu korda suhtes olles käeluud murtud, aga ise kukkus. Et siis tegelikult peab olema see mingil moel ikkagi saama sinna alla vaadata, et mis seal täpsemalt toimunud on. Ja et jah, et kuidas vigastusi saadakse, et meil on hästi palju selliseid vanemaid prouasid, kes varjavad igal võimalikul moel seda, kuidas nad ikkagi selle vigastuse said ja et see ei saanud olla sellest, et sa kukkusid trepist alla, sest see on vales kohas. Ja ma tean, et kiirabitöötajad on seda öelnud, et nad näevad ja hammustavad ju läbi, et see on, aga et kuidas sa siis veenad seda inimest, et tegelikult on sul abi vaja. Ja siis muud füüsilised sümptomid. Töötas. Enam ei tööta.
ahah, et hästi palju on siis psühhosomaatilisi haiguseid ja seda ka ma olen näinud rohkem nagu memmede pealt kui tava nagu noorema inimese pealt, et need kroonilised haigused, mida me ravime, sümptomeid, tegelikult tegelikult juurpõhjust ei leita üles, sest ta tulebki, et mul on südamerohtu vaja, meil on kiire, me anname talle selle südamerohu ja mis tal kodus toimub või milline nagu selline vaimne pinge tal kodus on, seda me tegelikult ei tea ja ei uuri välja, sellepärast et me ravime ju seda, mis tal viga on, kas vererõhk või süda või mis iganes. Hästi palju on suitsidiaalse käitumise taga olnud lähisuhtevägivalda, aga ka igasugust riskikäitumist ja väga palju on sõltlaseid, nagu meie naistest on mingi asja sõltuvuses, sest see on jällegi loogiline, kui mõelda, et kui sa elad selles elus ja sa pead olema nagu selles keskkonnas, siis kuidagi tuleb sellega toime tulla. Ja kui sa tead, et sa sealt välja ei saa, siis millegagi seda ennast maandada ja rahustada on väga oluline. Psühholoogilised sümptomid ongi see, ja mina ei tea, kuidas meie näeme, meie jaoks on hästi suur märk see, kuidas naine tuleb meie keskusesse rääkima. Ma ei tea, kas ta tuleb sarnaselt ka näiteks arsti juurde või kusagile, et ta on hästi selline kompaktne koos või tal ei ole silmsidet. Ta püüab rääkida hästi vähe, ta räägib hästi vaikselt ja kui ta meilt läheb ära, siis ta on ikkagi nagu inimene, et ta on selg sirge. Aga et ta on kindlasti pidevalt valvel, tal ei ole keskendumisega üldse mitte hästi ja ta püüab leida nagu teisi selgitusi kui see, mis on täiesti ilmne, et keegi teine tegi, sest see keegi teine on öelnud, et sina oled süüdi. Ja meie puhul ongi see, et kui on üks asi, milles alati on vägivallatseja ja vägivalla ohver süüdi. Vägivallatseja ütleb, et ohver on süüdi selles, et ta niisugune on ja ohver ütleb, et mina olen süüdi, et ma niisugune olen. Ja siis ka, et dissotseerud täiesti sellest nagu vigastusest või sellest, mis oled ja oled hästi tuim. Siis käitumuslikud sümptomid, kui see asi meil tööle hakkab, on siis, ma saan hakata siit lugema, et enese nagu negatiivne pilt on, et kui temaga rääkida, siis tal on kindlasti hästi negatiivne. Tal ei ole kellegagi, tal ei ole sotsiaalseid suhteid, ta on ära isoleeritud, nagu meil siin pildi peal oli. Ta võib ennast vigastada, ei pruugi, aga ta võib olla ka konfliktne ja agressiivne. Ja siin on see koht, kus meil mõned naised on sellised ja siis ei saa sa ise ka näpu peale panna, et kas see siis on või ei ole, et me peame pikemalt nendega suhtlema. Selleks, et aru saada, et kas tema on ohver või tema tegelikult ei ole ohver. Ja siis on muud sümptomid. Ta ei pruugi tulla vastuvõttudele, ta võib lükata aega edasi või ära tühistada. Keegi teine võib tühistada tema aegu ja ma tean, et meil on olnud ka nagu vägivallatsejaid, kes günekoloogi vastuvõtule nõuab, et tema peab olema naise kõrval kogu aeg, ka siis, kui on ülevaatus seal ruumis sees. Et see on üks ja puudulik toimetulek vanemlike kohustustega. Seda näete teie samamoodi, et kui on perearst, siis võib näha olla tegelikult, et midagi on valesti, aga täpselt aru ei saa. Laste pealt on näha, et asjad ei ole korras. Lapsed annavad tegelikult nagu oma käitumisega hästi palju märku sellest, et midagi on selles perekonnas valesti. Et siis tuleks alati mõelda või küsida, et kas on kedagi, kellelt saab kaude küsida, sest inimene otse ei pruugi vastata. Siis, ja mida saame teha meie või mida saate teie teha? Et kui tekib see võimalus või kui tekib see tunne, et midagi on valesti, siis põhiküsimus või küsimus on see, et mis sinuga juhtus, mitte mis sul viga on. Et ma ei tea, kas arst enam küsib, et mille üle kaebate või. Aga mis sinuga juhtus? Et see on hästi tähtis, et me ei küsi nagu teisel moel. Ja siis, et kui on võimalik vestelda eraldi, ma tean, et on perearst, kes Tallinnas on perearst, kes on kutsunud ka politsei kaasa, et ta teab, et tal on pikaajaline vägivalla ohver. Kui seda juurde tuleb üksinda, et siis püüavad ka politseiga teda veenda ära tulema, ei ole õnnestunud. Kui inimene ei taha, siis ta ei saa ära tulla. Aga jah, et tuleb olla
tuleb uskuda, et noh, võib-olla neid on vähe, kes lihtsalt ütlevad, või siis lihtsalt valetavad, et minuga on midagi tehtud, aga tegelikult ei ole, et pigem on ikkagi see, et pigem usu, siis see tähendab, et sa ei taasohvrista juhul kui. Ja noh, võibki olla, et minu reaktsioon või noh, ütleme, kellegi ohvri reaktsioon on agressiivne sellele, et ta on olnud nii pikalt kuskil lukus. Ja jah, et abi saamise võimaluste seletamine. Ja kui on kõige lihtsam, mida te saate alati öelda, et helistage palun ohvriabi kriisiabi telefonile. Ka ise saab helistada ohvriabi kriisiabi telefonile, kui on näha, et tahaks midagi küsida, tahaks aidata, tahaks toetada ja küsidagi, et mis ma tegema pean. Mina olen helistanud samamoodi, ma ise ei tee sotsiaaltööd igapäevaselt. Kui minu käest küsitakse, siis ma uurin, et nende käest mõnikord, et mul tuleb väga raske juhtum. Minuga tahetakse rääkida, et mida ma pean rääkima või kuidas ma räägin. Nemad annavad nõu, et kuidas kõrvalseisja saab rääkida, aga anda see telefoninumber ja öelda, helista anonüümselt, ei ole mitte mingisugust muret sellega, keegi sind kirja ei pane, keegi sulle käskusid ei jaga. Ja siis ongi see, et kuigi naiste tugikeskused on igas linnas olemas, kõige lihtsam on vaadata palun abi e-lehelt, kus on minu piirkonna naiste tugikeskus või küsida ohvriabi käest. Lastega on natukene lihtsam, sest lasteabile tuleb igal juhul alati helistada ja laste seisust tuleb ju informeerida vastavalt seadusele kõiki. Ja siis meie enesematerjal, et see, mille me oleme selle projekti raames nüüd valmis teinud füsioterapeutide jaoks, on selline olemas, kindlasti on ta meil olemas PDF-ina kodulehel, aga et mingi muist võib-olla tuleb ka paberkandjal ja ma tean, et meil algas praegu veebikoolitus, mis oli ka Eesti nagu õdede seas, vist oli see päris populaarne, meilt tuli ligi 100 kuulajat sinna, mingil hetkel läheb see avalikuks, siis oleks võimalik seda nagu vabal ajal vaadata ja sealt kaudu õppida. Et see on ka hästi tähtis, mida mina tahan, on see, et ma tahaks tegelikult, et teie õpimaterjalidesse kõrgkoolides tuleks sisse samamoodi see lähisuhtevägivald, mis see on, miks see on, mis on nagu üldine taust, aga ka see, et kuidas mitte taasohvristada, kuidas teha sellist tööd, et teie juurest läheb ära keegi, kes on võib-olla vähemalt pakutud abi. Ja ei muud, kui et mina tänan ja alati saab küsimustega helistada, küsida, kirjutada ja loodetavasti te saate siis miskit toetavam olla. Ja me tuleme alati koolitama, kui keegi tahab, nii et seda ka. Aitäh teile!